õhtust kõigile. Mina olen Sirje Siska ja erialalt olen geograaf ja ma olen kogu oma tööelu tegelenud geograafia õpetamisega. Olen õpetanud siis gümnaasiumis ja ülikoolis. Minul paluti rääkida teemal maa kui süsteem ja ma katsungi siis teile seda täna ette kanda. Maa kui süsteem siis geograafilises mõttes koosneb erinevatest sfääridest, milleks on litosfäär, atmosfäär, hüdrosfäär, biosfäär ja pedosfäär. Ning need maa sfäärid on kõik omavahel seotud energia ja aineringetega ja veel selline seaduspärasus, et need maasfäärid on laotatud üksteise peale ja gravitatsiooni mõjul nende tihedus siis välimiste kestade suhtes väheneb. Ehk siis maa keskmest kaugemale see tihedus väheneb. Kust on kõik see teadmine tulnud, mida me planeedi Maa kohta teame, siis siinkohal ma tahaksin peatuda ühel sellisel väga suurel loodusteadlasel, kelle nimi on Alexander von Humboldt ja kes võib ütelda, et pani siis aluse paljudele loodusgeograafia allosadele. Tema selline huvi looduse vastu kogu elu jooksul aitas tal igasuguseid takistusi siis vältides koguda planeedi Maa kohta väga palju andmeid ja lõpuks ta siis kirjutas sellise 5-köitelise paksu teose, mis kannab pealkirja Kosmos, mille kohta võib ka ütelda, et seal raamatus on püütud siis anda tolle aja kohta Maa kui süsteemist ülevaadet. See teadlane siis elas 1769–1859, ta oli sakslane ja juba siis lapsepõlves ta unistas looduse siis uurimisest, tundis väga palju huvi looduse vastu ja kogus putukaid, taimi, kivimeid ja sai omale siis sellise hüüdnime nagu väike apteeker selle tõttu. Ta ei läinud õppima ei geograafiat ega bioloogiat, sest tol ajal ülikoolis selliseid erialasid lihtsalt ei olnud, vaid ta läks siis ülikooli õppima majandust, et oleks siis mingi selline eriala, mis siis aitab teenida ja raha sisse tuua elu jooksul, aga sellest jäi talle väheseks, et ta siis õppis ka veel lisaks mäeinseneriks, nii et seal juba ilmneb siis tema huvi kivimite vastu ja tegeles ka teadustööga oma ülikooli õpingute kõrval. Ja üks tema uurimus siis kannab nime Reini oru basaldid, teine uurimus oli siis nende kaevanduste taimede kohta, taimestiku kohta, nii et 2 sellist täiesti sisukat dissertatsiooni ja miks ma seda basaltidele vihjan, et siin on üks pilt siis tema reisist Lõuna-Ameerikasse, kus on siis näha need basaltformatsioonid, sellised basaltsambad, mis on siis vulkaanilised kivimid ja tarduvad selliselt heksagonaalselt ja moodustavad selliseid väga huvitavaid looduslikke massiive. Ja veel oli ta väga andekas joonistaja, nii et see pilt siin, mida te näete slaidil, on siis tema enda joonise järgi tehtud. Ta oli väga hea suhtleja, suhtles paljude loodusteadlastega ja üks selline kohtumine Viinis ühe botaanikuga, siis, kes oli käinud Lõuna-Ameerikas ja näitas talle oma kogusid, siis see kogu pakkus talle nii palju inspiratsiooni, et ta hakkas unistama reisist Lõuna-Ameerikasse. Ja kui tema ema siis suri, kes oli väga jõukas aadliproua, siis ta sai suure päranduse ja tema huvi looduse vastu oli siis nii suur, et kogu oma selle päranduse ta kulutas selle Lõuna-Ameerika ekspeditsiooni peale. Ja Lõuna-Ameerikas ta siis külastas Kuubat, külastas Mehhikot, Amazonase jõgikonda ja Orinoco jõgikonda ja kogu aeg
ta tegi siis mõõtmisi ja kogus andmeid, nii et tal oli väga rikkalik aparatuur kaasas, nii et käis kogu aeg maa mõõtmine. Mõõtis temperatuuri, mõõtis rõhku, mõõtis kivimeid, ka tema abiline siis Bonpland tegeles taimede kollektsioneerimisega, nii et nad siis sadu tuhandeid herbaarlehti kogusid seal ja mingi üle 400 siis joonistuse tegid selle pika uurimisretke kohta, mille pikkus oli kusagil 6000 kilomeetrit. Aga mis kõige olulisem, ta siis pani väga palju tähele seal, näiteks siin pildi peal on Chimborazo vulkaan, mida loeti tol ajal maailma kõige kõrgemaks vulkaaniks, üle 6000 meetri ja Bonpland ja Humboldt siis tõusid sellele mäele, ronisid ja tegid mõõtmisi igas siis kõrgusvööndis ja panid kirja need ja kogusid taimi ja seda materjali siis üldistades siis pani ta aluse või kirjeldas siis maakera ühte sellist universaalsemat seaduspärasust, mis on vööndilisus. Kõrgusvööndid siis mäejalamilt kõrguse suunas liikudes need geograafilised tingimused muutuvad ja vastavalt sellele siis muutuvad ka taimekooslused. Ja hiljem ta siis selle seaduspärasuse kandis üle siis see kaugusest ekvaatorile, et te olete koolis õppinud ka, et on vööndilisus, eks kliimavöötmed, on taimestikuvööndid või maastikuvööndid. Üks oli see siis tema teaduslik avastus. Siis ta avastas külmahoovuse ja selle mõju Lõuna-Ameerika rannikul, võttis kasutusele isotermi mõiste ja nii edasi ja nii edasi. Ja üks tema uurimise objekt oli ka maa magnetväli, mida ta siis mõõtis. Kui ta sealt reisilt tagasi tuli, siis ta kirjutas selle kohta raamatu oma uurimisreisidest Lõuna-Ameerikasse ja see raamatu osutus väga populaarseks. See pakkus inimestele huvi laiemale ringile ka ja seda loeti siis Ameerikas, Inglismaal, Prantsusmaal, Saksamaal ja ta hakkas ka pidama selle teemalisi loenguid, nii et ta muutus väga populaarseks inimeseks. Tänapäeval on populaarsed siis lauljad ja näitlejad, aga siis selline 19. sajandi üks väga populaarne kuju, keda maailmas tunti ja teati ja väga lugupeeti, oli siis Alexander von Humboldt. Ja tema tutvusringkond oli väga lai, ta oli väga hea diplomaat, suhtles paljudega ja üks selline kuulsus, kes tema tutvusringkonnas oli näiteks siis Goethe, kes oli ka suur loodushuviline. Humboldt käis ka Venemaal saari kutsel ja tegi ekspeditsiooni Siberisse, aga see siis kujunes selliseks mitte väga andmeterohkeks, sest teda salapolitsei jälgis ja peatuti väga põgusalt, nii et see reis nagu väga suuri tulemusi ei andnud. Aga siinkohal võib-olla sobib mainida, et ta külastas ka Tartut ja pidas loengu Tartu Ülikoolis. Nii et on ka Eestimaa pinnal jala maha pannud. Ja oma elu siis lõpus ta koostas sellise üldise suure teose siis Kosmos, kus ta võttis kokku kõik oma uurimisreisid ja see siis sobib ütelda ka tänase loengu kontekstis, et ta proovis siis planeedist Maa anda ülevaadet kui süsteemist. Ja mul on siin pandud teile ka lugemissoovitus, selline saksa kirjanik nagu Daniel Kehlmann on kirjutanud väga huvitava raamatu Maa mõõtmine, kus käsitletakse just seda magnetilisi mõõtmisi ja seal on 2 kuulsat kuju, võib-olla te olete ka kuulnud sellisest matemaatikust nagu Gauss, et õpetaja on rääkinud Gaussi kõverast näiteks, et Gauss oli siis selline matemaatik, kes mõõtis ka maad ja arvutas, aga ta istus kogu aeg Saksamaal oma kabinetis ja tegi arvutusi. Aga teistsugune uurija, absoluutselt teistsugune uurija oli siis Humboldt, kes käis mööda planeeti ringi ja tegi neid samu mõõtmisi
ja siis nad omavahel siis diskuteerisid, et kumb teeb õigemini ja kummal on siis täpsemad tulemused, et see on selle romaani sisu. Ja siis see veel teine raamat, Looduse leiutamine, mis on ka väga põnev selle uurija elust. Ja illustratsiooniks on pandud siia siis kõrgusvööndid, mis on andides siis, kust tuli see õpetus maa tsonaalsusest ja mis on rakendatav väga siis erinevas kontekstis. Litosfäärist te nägite filmi, eks ole, just vaatasite, oli huvitav film. Nii et litosfääril ma pikemalt ei peatu, küll aga siis seostel, mis on siis litosfääriga teistel maasfääridel. Järgmine sfäär on atmosfäär, on üks maa siis süsteemi elemente. Ja atmosfäär on siis maad ümbritsev gaasiline kest, mis omakorda on jaotatud siis kihtideks. Kihtide sellise jaotumise aluseks on temperatuuri muutumine. Et kui koolis te olete õppinud, et kui maapinnalt kõrgemale tõusta, siis temperatuur alaneb iga kilomeetri tõusu kohta 6 kraadi võrra, mis on ka see mõju siis selle eelmises slaidis näidatud siis mägede kõrgusvööndilisusele, et temperatuur langeb, et selle tõttu on siis mägede loodus väga mitmekesine. Et seal võib siis matkata troopilisest metsast kuni siis arktiliste samblike ja samblavöönditeni ja vahepeal läbida ka hõredad metsad ja alpiaasad ja kõik sellised väga erinevad tsoonid. Troposfäärile järgneb siis stratosfäär, mis on siis see koht, kus on osoon, mis kaitseb elustikku ultraviolettkiirguse eest ja edasi siis tulevad siis teised sfäärid, kus on siis helkivad ööpilved ja põlevad ära meteoriidid, kui nad sellest kihist siis läbi kukuvad maale. Nii et atmosfäär on siis selline gaasiline kest ja tänu sellele gaasilisele olekule on ta siis ka väga dünaamiline. Kuidas atmosfäär on tekkinud? Et atmosfääri tekke on ka seotud litosfääriga. Eks, et kui te vaatasite seal vulkaanilist tegevust litosfääri filmis, siis see vulkaaniline tegevus planeedi nii-öelda algaegadel oli palju aktiivsem ja siis nendest gaasidest, mis sealt vulkaanidest välja paiskusid, siis tekkis maale atmosfäär. Ja sealt on siis pärit siis veeaur, süsinikdioksiid ja lämmastikdioksiid. Süsihappegaas on siis oluline, et maal oleks kasvuhooneefekt, toimiks kasvuhooneefekt ja hoiaks ära siis suured temperatuuri kõikumised, äärmused maal, et ühtlustaks siis selle atmosfääri temperatuuri. Siin all on näha atmosfääri tänapäevane koostis, need gaasid on siis hiljem liitunud tänu elutekkele maal, aga atmosfääri kohta võib öelda, et planeedi maa selle 4,5 miljardi eluaasta jooksul on see atmosfääri koostis väga palju muutunud ja temperatuurid on ka maakeral maa ajaloo jooksul tugevasti muutunud. Atmosfääris õhk liigub ja atmosfääris õhu liikumine on tingitud sellest, et maakera erinevatel laiustel on kiirguse hulk erinev, maa soojeneb erinevalt ja vastavalt siis sellele erinevale soojenemisele tekivad rõhualad. Ekvaatoril siis tekib madalrõhuala ja tõusvad õhuvoolud ja kui õhk tõuseb, siis veeaur õhus kondenseerub ja selle tõttu on siis ekvaatoril väga suur sademete hulk
tugev pilvisus ja kui õhk jahtub, siis ta liigub kahes suunas ekvaatori poolt ja jahtudes hakkab ta laskuma ja moodustab siin siis kõrgrõhuala 30. laiustel ja hakkab õhk voolama siis maapinna kohal tuultena jälle ekvaatori poole, et sellised püsivad tuuled, siis kirde- ja kagupassaadid tekivad ekvaatori ümbruses. Ja tänu siis sellisele soojuse jaotusele tekivad ka maastikuvööndid. Just see vööndilisus kui siis universaalne nähtus maakera looduses, et seal, kus on palju sademeid, seal tekivad siis metsad ja seal, kus on laskuvad õhuvoolud, kõrgrõhuala, kuivus ja maakeral on seal siis suured kõrbed nagu Sahara kõrb ja Austraalia kõrbed, nii et selline on siis see atmosfääri üldine ringlus. Õhuringluse siis rakukesed on ka siis edasi siit troopilisest vööndist kuni siis polaaraladeni ja see selline õhuringlemine siis tagab seda, et jällegi maa atmosfäär on ühtlasem, kuna pooluste kohal on soojuse kadu ja see kiirgusbilanss negatiivne, siis see jällegi aitab siis seda atmosfääri ühtlustada, et suurtel laiustel ei ole nii külm tänu sellele õhu liikumisele ja väikestel laiustel jällegi ei ole nii palav. Nii et selline tuulte geograafia siis tekib maakera ümber. Ja parempoolsel pildil on siis ära seletatud siis see, et miks siis maakera erinevalt soojeneb, et siis väikestel laiustel on siis kiirte langemise nurk siis suurem ja need kiired langevad siis väiksemale alale, soojenevad rohkem ja suurtel laiustel on siis väiksem kiirte langemise nurk, nad hajuvad ja siis soojendavad väiksemat maa-ala. Ma tahtsin teile täna rääkida kasvuhoone efektist, et mis on üks selline teema, mida ma olen koolis õpetades aru saanud, et seda mõistetakse valesti. Et seda teemat räägitakse väga palju siis kliima soojenemise kontekstis ja enamasti tehakse see viga, et võrdsustatakse siis kasvuhoone efekt ja kliima soojenemine, et need on üks ja sama. Et tegelikult on siin erinevus, et sellelt jooniselt siis saab ära seletada, et kuidas siis see kasvuhoone efekt tekib. Kui päikese kiirgus, lühilaineline kiirgus siis langeb maapinnale, siis ta neeldub kas maapinnas või veepinnas ja muutub pikalaineliseks soojuskiirguseks. See siis peegeldub või hajub atmosfääris ja selle peegeldumist ja hajumist takistavad kasvuhoonegaasid. Ja see tagab siis maale sellise paraja soojuse, tänu millele on üldse planeedil maa saanud elu tekkida. Et see on siis selle kasvuhoone efekti sisu. Aga kui seda kasvuhoone efekti ei oleks, siis oleks maakeral temperatuur -18 kraadi. Ilma kasvuhoone efektita. Nii et kasvuhoone efekt on täiesti vajalik elu toimimiseks maal. Aga milles on asi, et mis on siis see probleem, see globaalprobleem? Et globaalprobleem on kasvuhoone efekti süvenemine ja see on seotud nüüd inimtegevusega. Et inimtegevus on siis nii suur maakeral tänu siis tehnoloogiatele, mida inimene on välja mõelnud ja suurele siis rahvaarvule, mis peaaegu 8 miljardini ulatub, siis inimtegevuse käigus paisatakse atmosfääri kasvuhoonegaase suurtes kogustes. Need on siis süsinikdioksiid,
mis tuleb atmosfääri näiteks fossiilkütuste põletamisel, mida endiselt maailmas väga palju kasutatakse. Siis on veeaur, üks kasvuhoonegaasidest, üks väga suur kasvuhoonegaas ja veeauru näiteks, üks näide, mis pähe tuleb, väga suur aurustumise hulk, mida on inimesed lisanud, tuleb siis veehoidlatelt. Et hüdroelektrijaamade juurde rajatakse veehoidlaid, hüdroelektrijaamad on maailmas ühed suured energiatootjad, mingi üle 10% elektrienergiast ja need suured veekogud, mis sinna tammi taha tekivad, et seda vett sinna turbiinidele juhtida, siis need on avatud, need veekogud ja sealt kogu aeg vesi aurustub. Ja siis metaan on ka oluline kasvuhoonegaas, mis siis tekib näiteks riisipõldudelt. Et maailma üks selline toiduteravili number 2 või isegi number 1 on riis ja riisi kasvatatakse niimoodi, et riisitaimed istutatakse vee sisse või mutta. Nii et seal siis toimub see anaeroobne lagunemine ja riisipõldudelt siis emiteerub atmosfääri väga palju metaani. Hüdrosfäär on siis maa veekest, kuhu siis arvatakse kogu maakera planeedi pinnal siis olev vesi ja kui me vaatame maamudelit, gloobust või vaatame seda kosmosefotot, siis me näeme, et planeedi pinnast enamus katab veekest. Et võib-olla ei olekski õige ütelda, et on planeet maa, vaid on planeet vesi. Sest 71% planeedi pinnast on siis kaetud veega. Need on siis ookeanid, mida siis mandrid eristavad ühte ookeani teisest. Seal on soolane vesi ookeanides, mida on siis maakeral 97%. Et see on väga mõtlema panev see suhe, et meile tundub, et vett on nii palju, vett on palju küll, aga enamus veest on soolane ja seda soolast vett ei saa siis inimtegevuses kasutada. Magedat vett on ainult 3% ja enamus sellest magedast veest on siis kätketud jääkilpides ja liustikes 68,7% ja 30% magedast veest on siis põhjaveena, mis on ka jällegi, mille varud on siis vähenenud tänu siis massiivsele niisutamisele ariidsetes piirkondades. Ja pinnavesi moodustab ainult 1% siis planeedi pinnast. Järved on seal enamus, näiteks väga palju magedat vett on maailma sügavamas suures järves Baikalis, väga palju magedat vett on Ameerikas, Põhja-Ameerikas suures järvistus ja teistes siis mageveejärvedes. Ja 2% on ainult jõgedes ja jõed on ka inimese poolt siis väga aktiivselt kasutatud. Maakeral olev vesi siis liigub ringi veeringes ja läbi siis nende teiste sfääride, maasfääride. Et need veeringe lülid on siis aurustumine. Aurustumisel siis see veeaur kerkib, temperatuuri langedes veeaur kondenseerub, moodustab pilvesid ja need pilved siis sajavad kas siis veekogude kohal alla või sajavad siis maismaa kohal alla ja maismaa nõgudes siis see sademete vesi moodustab järvesid ja planeedi pinnalt voolab sademete vesi ära suurte vooluveekogude ehk siis jõgedena. Ja vesi, mis siis imbub läbi maapinna, infiltreerub, see siis moodustab põhjavee kivimikihtide vahel. Üks olek on siis tahkel kujul vesi, see siis on liustike näol mägedes ja mandriliustike näol siis Antarktikas ja põhjapoolkeral mandriliustikuna Gröönimaal. Ja me teame jälle, et üks suur globaalprobleem on liustike sulamine, eks liustikud vähenevad kliima soojenemise tõttu.
aga see siis on selline üldistus, mis näitab ära selle vee ringlemise, et tänu sellele gaasilisele olekule siis saab siis vesi ringelda. Ja aurustumine ka toimub jää ja lumepinnalt ja seda siis nimetatakse sublimatsiooniks. Aurustumine toimub ka läbi taimede, mis on jällegi oluline siis veeringelüli, seda nimetatakse transpiratsiooniks. Jõed siis, mis on nagu kliimaproduktid, et kui me vaatame planeedil jõgede kaarti, siis nendes piirkondades, kus on siis palju sademeid, on ka suured äravoolud, vesi voolab pinnalt ära maastikus, tunneme seda äravoolu jõgedena ja siin pildil siis me võime näha, et kuivõrd sarnased mõnes mõttes võivad olla maailma väikesed jõed ja maailma suured jõed. Vasakpoolsel pildil on meie kodune Emajõgi ja parempoolsel pildil on siis Amazonase jõgi ja näete, mõlemad jõed siis looklevad ja nii-öelda kulutavad oma kaldaid, sest nad on tasandikujõed ja siis selle kallaste kulutuse tagajärjel, et see kulutus on ülekaalus põhja erosiooni suhtes, siis tekivad sellised omapärased jõelooked, mida nimetatakse meandriteks. Ja kui jõe voolu hulk on väga suur, siis see jõgi ei tee enam seda meandrilooget kaasa, vaid murrab siit läbi otse ja jätab selle siia siis omaette veekoguks siia lammi peale, mida nimetatakse soodiks. Et väga suured sellised soodijärved on Amazonase lammil, mis on see Amazonase mets, on ka iseloomulik see suured üleujutused, et Amazonas tõuseb siis üle kallaste, ujutab oma kaldad üle ja samasugune nähtus siis Emajõel. Et üks jõgi siis 100 kilomeetrit pikk ja teine jõgi maailma pikim kusagil 6400 kilomeetrit, aga näete sellised universaalsed nähtused, siis tulevad ette mõlemal jõel, olgu ta siis suur või olgu ta väike. Ja jõed on väga olulised ka inimtegevuses läbi aastatuhandete olnud. Seda jõgede vett siis kasutatakse tänapäeval väga palju niisutuseks ja sellest on ka jällegi suured globaalsed probleemid. See kaart illustreerib siis veenappust maailmas, et me näeme, et väga suured alad siis kannatavad veepuudust ja isegi siis sellisel määral, et inimesed ei saa kõik iga päev juua puhast vett, et väga paljud Aafrika inimesed on sunnitud lahtistest avaveekogudest või isegi veeloikudest, vihmaveeloikudest ammutama endale siis tarbevett. Ja süüdi selles on siis jällegi see, et maakera rahvastik on väga suur ja seda rahvastikku tuleb toita, aga maad on ikkagi nii palju, kui teda on planeedil, nii et enamus rahvast elab siis kuivades piirkondades ja et seal toitu kasvatada, siis tuleb põldusid niisutada. Ja 70% siis kogu sellest magevee tarbest läheb põldude niisutamiseks ja muudes siis põllumajandusvaldkondades. Ja see on tinginud siis sellise probleemi, et maailma paljud suured jõed ei jõua enam välja oma suudmesse. Siin pildil on Colorado jõgi, tuntud jõgi Põhja-Ameerikas, mille vool kaob ära juba kusagil 60-70 kilomeetrit enne selle jõe suubumist. Ja põhjuseks on siis see, et sinna on rajatud hüdroelektrijaamad, Hooveri tamm, Powelli veehoidla ja hüdroelektrijaam, mis varustab siis seda Edela-Ameerika USA osariike elektriga ja sealt siis võetakse vett ka siis selliste veehoidlast, selliste kuulsate linnade jaoks, nagu on kõrbelinn Las Vegas, kes on suur veetarbija, nii et selle eest on siis jõgi pidanud maksma lõivu. Üks veeringe element on liustikud ja liustikes on siis kätketud
väga suur kogus maailma mageveest, aga häda on selles, et liustikud sulavad erineval moel. Siin paremal pildil on näha üks liustiku sulamise siis moodustis, et siin on suur selline kivilahmakas, mis on kunagi liustiku peal olnud, varjanud seda päikese eest ja siis on moodustunud selline jääseen ja see jää siis varrega seen ja millel on kivist kübar otsas, nii et see liustikusfäär või krüosfäär on ka väga põnevaid loodusobjekte pakkuv. Siin on üks pilt ühest Tianshani liustikust, et liustikud siis raskusjõu mõjul voolavad mäest alla ja kui nad jõuavad siis sellisesse kohta, kus on lumepiir, kus temperatuur on üle nulli, siis see liustiku keel hakkab sulama ja selle vesi siis moodustab siin liustiku järvesid sellel moreenil, siin moreentõkke taga, aga läbi selle moreeni siis valgub edasi see liustiku vesi ojadena ja lõpuks need ojad saavad kokku, moodustavad väikse jõe, siis need jõgedesse tulevad teistest liustikest veesooned ja nõnda sellisel kombel siis saavad alguse paljud planeedi suured jõed. Aga probleem on selles, et see liustikutoide jääb vähemaks, sest liustike pindala kliima soojenemise tõttu väheneb. Konkreetselt siin Tianshani mäestikus see on üks ahelik, mis on Kasahstani ja Kirgiisia vahel, et seal siis Tianshani mäestikus on alates 60. aastast kusagil 30% siis liustike pindala vähenenud. Ja järgmine sfäär on siis biosfäär, mis on nende eelmistega väga seotud ja biosfääriks siis loetakse maa seda välimist kesta siis, kus elavad elusorganismid. Seal toimub orgaanilise aine moodustamine ja lagunemine ja biosfäär mõjutab ka kivimeid, mulda ja vett. Näiteks biosfääri kunagisest siis geoloogilises minevikus elanud elustikust on tekkinud settekivimid, kivisüsi, põlevkivi, lubjakivi ja biosfäär on mänginud rolli mulla orgaanilise osa kujunemisel ja biosfääris siis fotosünteesivad taimed, mille elutegevuse tagajärjel on atmosfääri saanud hapnik. Mõned näited siis, kuidas elustik on mõjutanud maa, näiteks litosfääri. 2 geoloogilist ajastut on piltidel. Esimesel pildil on ordoviitsiumi ajastu, mis oli umbes 480 miljonit aastat tagasi ja see pilt siis kajastab sellist elu, mis oli siin Eestimaa pinnal. Eestimaa kuulus Baltika laama koosseisu, paiknes ekvaatorist lõuna pool ja seal oli väga elustikurikas ordoviitsiumi meri, siis mille vetikatest on siis tekkinud meie põlevkivi. Ja põlevkivi siis sobib väga hästi siin selles majas rääkida, sest võib-olla te teate, et see maja on siis vana elektrijaam. Ja millest siin elektrit toodeti selles majas? Toodetigi näiteks 20. aastatel põlevkivist, eks. Ja põlevkivi on siis see orgaanika, mis kunagi elas siis 480 miljonit aastat tagasi, eks. Ja mille seda süsinikku ja seda orgaanikat me siis nüüd põletame oma nendes Narva elektrijaamades praegu, aga ta on Eestile väga pikalt siis seda energiat tootnud. Nii, ja ma siin saadan ringi ka ühe siis põlevkivi tükikese, eks, et te saaksite oma käega seda katsuda. Nii et vaat seal siis selles põlevkivi tükis on siis kätketud see elu, mis oli planeedil 480 miljonit aastat tagasi ja ujusid ringi siis sellised toredad ürgvähid, mida nimetatakse trilobiitideks. Tänapäeva elustikus enam selliseid liike ei ole, aga me võime neid näha siis kivimites fossiilidena, paekivides.
ja paremal pildil on kivisüsi, mis on tekkinud siis hiljem karboni ajastul, kui maakeral kasvasid osjadest ja koldadest suured soised metsad ja selle orgaanika siis ladestumisel on maapõuekihtidesse talletunud kivisüsi, mis on ka üks fossiilne kütus, et ühelt poolt õnnistus, mis on inimestele terve 19. sajand kandis nime kivisöeajastu andnud energiat, aga tänapäeval seostatakse paljuski neid fossiilkütuseid siis kasvuhoonegaaside tootmisega ja kliima soojenemisega. Veel siis biosfäärist, et planeedi uurimine läks pika sammu edasi, kui leiutati selline tehnoloogia, millega pääses ligi merepõhja. Et kui te vaatasite filmi laamtektoonikast, siis see laamtektoonika teooria, mida alguses naerdi välja, Wegener, selle hüpoteesi püstitaja, et see laamtektoonika teooria sai kinnitust, kui pääseti ookeani põhjadesse, kus on siis näha see laamade eemaldumine ja siis see soojuse välja tulvamine siis sealt ookeani põhjalõhedest. Ja siin pildi peal on siis hüdrotermaalne korsten, ehk mida kutsutakse ka sellise hellitusnimega tossutaja, mis on siis maa seest tulev gaaside segu või kemikaalide kokteil ja nende tossutajate juures on siis kindlaks tehtud siis väga ainulaadne ökosüsteem, mis siis eksisteerib ilma päikese valguseta, toimub seal kemosüntees ja teadlased oletavad, et sellisel viisil võis alguse saada ka elu planeedil Maa. Et sellised esimesed tossutajad tehti kindlaks kusagil Galapagose saarte kandis siis 70. aastatel. Veel üks selline huvitava elustikuga pilt, kus on ka võib ütelda, nii nagu igal pool maakera maastikes on siis olemas litosfäär, on olemas atmosfäär, on olemas hüdrosfäär ja on olemas biosfäär. Nii et selline hüdrosfääri objekt, kui öelda, kuuma vee allikas, suur prismaallikas Yellowstone'i rahvuspargis, mis on oma nime siis nendest värvidest saanud ja need värvid annavad allikale siis kuuma vee bakterid, mis siis erinevad bakteriliigid on erineva värvusega vööndis. Rohelises omad bakterid, selles kollases omad ja siin on see ülevool, siis oranžis vööndis on omad bakterid. Ja keskel, allika keskel on temperatuur nii kõrge, et siin siis elustikku ei ole. Ja väike pinnavorm on ka tekkinud siis sellest sadestunud keiseriidist, siis mis on tekkinud selle mineraalide rikka vee aurustumisel ja sette keiseriidi sadestumisel siia allika nõlvale. Biosfäärist üks huvitavamaid osasid on siis maa loodusvööndid. Neid ei jõua rääkida teile, see läheks väga pikalt ja siis sellepärast ma valisin siia välja ühe huvitavama loodusvööndi või ökosüsteemi või bioomi või maastikuvööndi, kuidas tahate, mis on siis Amazonase vihmamets või selva. Pildil on näha siis kõrged puud, mis on kasvama jäetud sellest selva raiest, siin on raiet teostatud ja need puud on siis kasvama jäetud sellepärast, et need kannavad vilju. Et need puud on parapähklipuud ehk Brasiilia pähklid, mis siis kasvavad sellise kapsli sees. Siin kapsli sees on siis väiksemad osad, sellised apelsini lõigukujulised kestad, siis, ja mille kestade sees on siis parapähkel ehk Brasiilia pähkel, mis on oma nime andnud ka ühele Brasiilia osariigile, et kes geograafiat paremini teab, siis Brasiilias on paraosariik näiteks. Need pähklid on siis huvitavad selle poolest, et nad siis, neid ei kultiveerita, vaid nad kasvavadki looduslikult. Ja lüüakse siis matšeetega see kest katki ja siis sealt saadakse siis pähklit kätte.
et siis selline läbilõige on siin matšeetega purustatud siis see pähkli kest või selle vilja kest ja siis seal sees need hästi rauarikkad ja seleeni sisaldavad ja vitamiinirikkad, mineraalainete rikkad pähklid, mis on siis pärit Brasiilia vihmametsast. Ja vihmametsade hävitamine on ka muidugi üks selline suur globaalprobleem, et ja ka seotud jällegi teiste maasfääridega. Vihmametsade pindala väheneb, sinna rajatakse istandused ja teadlased on uurinud, et siis sellistel aladel, kus see vihmamets on siis raadatud ja seal on põldu, peetakse, et sellistel aladel on sademete hulk vähenenud. Ehk see vihmamets on siis väga oluline ka niiskuse ringes, et läbi nende puude siis toimub transpiratsioon ja vihmametsa kohal on kogu aeg selline aur, veeaur siis, millest siis konvektsiooniga tekivad need äikesepilved igapäevaselt ja iga päev sajab seal vihma, nii et see on nagu selline väga suur süsteem, mis aitab siis hoida kogu maakera niiskuse režiimi, mis on ka tasakaalust välja löödud ja mida võib ka võib-olla siis seostada ka kliima soojenemisega. Ja viimane sfäär on pedosfäär, mis siis tekkis tänu siis rohelistele taimedele, nii et pedosfääri kohta öeldakse, et ta ei ole ei elus ega eluta, sest seal on koostööl kahe komponendi vahel siis selle litosfääri kivimite osa on seal mineraalne osa selles pedosfääris, orgaanika osa siis tuleb taimedest ja muidugi pedosfääri siis see väga suur osa on seal elustikul ehk edafonil, mis siis töötab ümber seda materjali ja mis aitab siis tekitada huumust ja olulisi siis mulla komponente ja mulla kohta võib ka öelda, et on mulla mineraalne osa, on mulla orgaaniline osa, aga on ka mulla vesi ja on ka mulla õhk. Et kõik need sfäärid siis puutuvad selles mulla sfääris kokku. Ja kokkuvõtteks võib siis öelda, et planeet Maa on terviklik dünaamiline süsteem, mille alamsüsteemideks on siis need loengus kõne all olnud maasfäärid. Maasfääride koosmõju tulemusena on maakeral kujunenud siis väga huvitavad maastikud ja ökosüsteemid ja inimtegevuse mõju ümbritsevale keskkonnal on järjest kasvanud ja viinud maasüsteemi tasakaalust välja. Ja kuna tõesti loodus on väga keeruline süsteem, siis inimene küll väga pingutab, aga seda süsteemi korda teha on väga raske. Nii et teil selliste noorte tuleviku maailma kodanikena on võib-olla selles siis selline väga suur roll. Ja selle aluseks on siis see, et te loodust hästi tunnete. Et võib rääkida igasugustest probleemidest ja arutada, aga sa pead tundma seda objekti, millest sa proovid siis kaasa rääkida ja tegutseda. Nii et selle võimsa inimtegevuse tagajärjeks on siis need suured globaalsed keskkonnaprobleemid, millega meil tuleb siis silmitsi seista oma igapäevaelus, et kõik on siis loodusega seotud, sest meie kõik need tooted, mida me tarbime, need kõik tulevad ju loodusest. Loodus on nende allikas. Ja lõpuks siis vaatame veel ühte sellist kokkuvõtvat videot ka, mis siis peaks kokku võtma siis need erinevad kõne all olnud sfäärid, võib-olla selline väike meeldetuletav kordamine veel sellise liikuva pildi näol. Kui teil on küsimusi, siis palun küsige. Jaa, keskmine, jah. See 15 oli ka keskmine, nii et on arvutatud see maailma keskmine, nii et see -18 kraadi on keskmine temperatuur oleks, nii et väga külm oleks üldiselt, jah. Maakera kunagi on olnud ka siis kogu planeedi pind, eks jääga kaetud, nii et väga erinevaid perioode on maa ajaloos olnud, aga minul oli see öeldud lihtsalt hüpoteetilisena, et kui ei oleks seda kasvuhoonegaase, et siis oleks maakeral, et siis peegelduks ju kõik see kiirgus tagasi atmosfääri, jah.
Maailma mastaabis seal vihmametsas ongi mingi 8 ja 10 meetrit, eks, et ta on saanud väga pikka aega kujuneda, mitmeid miljonid aastat, meil on see jääaeg ära pühkinud mullakihi, nii et see mullakiht on seal hästi tüse tegelikult ekvatoriaalsel alal. No tegelikult ei ole vihmametsapuude juured sügavalt, nad just proovivad, ajavad ennast maapinna lähedale ja võtavad siis seda toitainet, mida sealt siis langeb kogu aeg puude küljest ja see võetakse otse siis sinna sellesse puuringesse, et taimed kohe kasutavad ära selle orgaanika, ta ei ladestu sinna mulla sisse. Et just pidi olema nii, et juured on maapinna lähedal, et nad ei ole sügaval. Seal on need teised kohastumused, näiteks kõrged puud, seal need emergendid, neil on ju need tugi ja sammas ja need karkjuured seal, mis hoiavad seda tüve püsti, just et see juur ei hoia, juur ei lähe sügavale. Musta mulla horisonte minu teada on mingi 1,50 m ja need kõige sügavamad horisondid, mis üks on siis eksponeeritakse Pariisi loodusloomuuseumis, mis on siis selle kuulsa Vene mullateadlase Dokutšajevi kogutud mullaprofiil või koostatud mullaprofiil Venemaa stepivööndist. Selline kuulus mullateadlane on siin Eestis ka käinud ja meie just see õhuke muld, jah, pae peal seal on see mullakiht väga õhuke. No kohati teda üldse pole, eks ole, see paekivi tuleb välja loopealsetel, et üldse ei ole, aga kohati jah, 5 sentimeetrit või jah, niimoodi, et hästi õrnad seetõttu, kuigi nad on viljakad, sest nad siis selle lubjakivi peal tekivad, palju kaltsiumi sisaldavad. Ja mina tänan teid kuulamast.